No nii, sõbrad, tervist, olen Kristo, räägin oma tegevustest taksonduses. Sõbrad, täna on meil laupäev. Jah, eile juba vaatasin oma grupist, et inimesed teenivad normaalselt pappi. Otsustasin täna õhtul ka mina välja minna. Kell on 11:30, loodan alustada kell 12. Aga enne kui me alustame, käime kiirelt pesus ära. Esimene sõit tehtud, Lasnamägi, no kurat küll, ei saa seda okeid vajutatud. Esimene sõit Lasnamägi ja siin on kohe muidugi isegi Lasnamäel on koefitsendid üle, ma ei tea, mis täna toimub. Aga, kus ta nüüd mul siin kõik on see meeldivad asjad. Jah, et jõudsime Lasnamäele esimesega. Ja kohe 12 € kesklinnast ja mis see on see Paekaare, see on praktiliselt suht siin alguses. Nii, kiirelt keerame ringi ja linnas toimub selline asi, lennujaam põleb, kesklinn põleb ja isegi Mustamägi on seal taga näha, nii et loodame, lähme tagasi. Nii, võt see on Comfort Plus, siis 13 kilomeetrit oli sõit ja põhimõtteliselt 13 € oli siis summa. Ja siis, mis ta on siis, no Blesner ei ole, Kakumäe Haven või mis ta on, Kakumäe Havenist ja jälle Harkusse, mul on 2 sõitu praegu Harkusse saanud. 16 minutit, 13 € ilma koefitsendita. Comfort kategooria, selle jätan ka praegu sisse ja vaatame, mis veel õnnestub saada. Kell on juba 2 ja tulemused ei ole need, mis ma lootsin, et on. Aga sellegi poolest ei ole nad ka pahad. Nii, no kus ta siin on? No võt sellise summaga oleme me joonud ennast täitsa para persereis. Või kus me asume? Saue kant. Seal on meil Pärnu maantee. Ja see pime ots, ma isegi ei tea, kus kohas see on. Võt siia majja. Ma ei tea, kus te näete. Seal, kus tripikodu on. Siia tõime kliendi praegu. Koefitsendiga 1,3. Ja kahjuks peab tunnistama, et kõik need sõidud on pikad, praegune sõit oli 22 kilomeetrit. Nii et Uberiga on hetkel kõik ainult pikad sõidud. Vaatame, mis edasi toob. Koefitsient ei ole nii meeletult üleval. Tõenäoliselt Boltis on parem koefitsient, sellepärast on ka Uberis neid tellimusi tellitakse tihedamini ja kaugemini. Eks vaatame, me proovime veel tagasi linna minna ja vaadata, mis sealt õnnestub veel saada. No nii, sõbrad, paneme siis esimesed 2 tärni. Paneme puhtus. Ja miks puhtus? Sellepärast, et tüübid lubasid, et söövad ilusti kenasti ja ikkagi mulle jätsi siia mingi kapsarullireis. Nii et ma pean selle nüüd kohe puhtaks tegema. Ja ei mingi taustust redima inimeste varavast. Nii, viskasime ära ja tegelikult järgmine klient ootab, nii et põrutame talle järgi.
Nii, sai veel ühe tellimused tehtud, tõime siia, kuhu ma tõin Peetrikülla. Ja Peetrikülla ja siin on meil kohe 1,7 kilomeetri kaugusel. Kadi on meid ootamas. Kahjuks see kõik on meil Uber X-iga. Aga noh, kas või Uber X-iga, et täna kuidagi Comfort meile üldse ei andnud ühtegi tellimust. Pole midagi. Ega seegi meile liiga ei tee. Nüüd läheme toome Kadi ära, vähemalt üks ots. Sõbrad, kell on 4 hommikul ja mina pakin pillid kokku ja liigun koju. Sõbrad, mis tulemused on siis? Kohe ma näitan teile. Mul ei ole üldse valmis pandud. Sõbrad, kell on 4 hommikul ja ma pakin oma asjad kokku ja liigun koju. Sõbrad, mis tulemused meil on siis? Näitame alguses kilometraaž 160, keskmine kütuse kulu 6 liitrit. Ja sõbrad, meeletu kilometraaž. Mulle tundub vähemalt meeletu. Te võite oma kommentaarid jätta, kas see on normaalne või mitte. Ja mis siis tulemuseks on meil? Uberiga on meil 86 eurot ja ei hakka lahti võtma, aga Boltiga on 12. Sõbrad, selline see video sai olema, selline oli laupäeva õhtu minu jaoks. Kui teile meeldis, pange like, kui ei meeldinud, dislike ja kindlasti kirjutage, mis teile ei meeldinud. Parandame video kvaliteeti koos. Nii et seni, sõbrad, ma tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.